India valmistub sel aupäeval tähistama oma 80. iseseisvuspäeva, millega tähistatakse peaaegu 8 aastakümmet Briti võimu lõppemisest. Peaminister Narendra Modi peab riigile kõne punasest kindlusest, kus selle aasta sõnum keskendub tugevalt India noorele elanikkonnale ja riigi ambitsioonile saavad arenenud suurvõimuks aastaks 2047. Et teemat põhjalikumalt arutada, on meiega liitunud Ratandeb Chakraborty, India terrorismispetsialistist ajakirjanik ning raamatu Iisraeli riikliku julgeolekudoktriini areng autor. Ratandeb, aitäh, et oled minuga. Muide, peaaegu iseseisvuspäeva puhul palju õnne. Enne seda nädalavahetust tahtsin aga küsida, mida me laupäeval ootame, eriti millist sõnumit Modi sel aastal punasest kindlusest edastab. Millele peaksime tähelepanu pöörama? Suur tänu, et mind kutsusite. Ma arvan, et peaministri üldine sõnum puudutab tõenäoliselt India üleminekut riigist, millel on tohutu potentsiaal riigiks, mis suudab selle potentsiaali tegelikult arenenud riigiks muutmiseks ära kasutada. Võimekus aastaks 2047, mida me oleme nimetanud Viksen Bharatiks. Selle aasta teemaks on Yuva Shakti Viksen Bharati jaoks. Seega ootan, et fookuses on noored, tehnoloogia, majanduskasv, riiklik julgeolek ja India roll maailmas on muidugi keskseteks teemadeks, kui peamine mõte on selles, kuidas noored saavad panustada riigi ülesehitamisse. Millised on suurimad takistused, mida me noorte puhul näeme? Millest nad riigisiseselt räägivad? Nagu te olete näinud, toimus viimastel nädalatel Indias suur protest, mille eesmärk oli muuta haridussüsteemi ja tuua sisse haridusreforme, et muuta süsteem paremaks ja läbipaistvamaks. Seega pole suurim takistus mitte noorte ambitsioonide puudumine Indias. Noortel on palju ambitsiooni. Takistus on hoopis selles, et nende ambitsioonide ja võimaluste vahel on suur lõhe. Indias on erakordselt ambitsioonikad noored, kellel on tohutu potentsiaal. Noored indialased tahavad õppida, luua ettevõtteid, töötada rahvusvaheliselt ja valitsuse roll ja tuleb tagada, et meil oleks piisavalt produktiivset, heaolu tagavat ja tähendusrikast töövõimet. Ja et oleks läbipaistev süsteem, mis tagab, et noor elanikkond tunneks end kuulduna ning saaks kõik võimalused, mida nad väärivad. Ratandeb, sa oled siin Iisraelis. Kuidas sa tähistad iseseisvuspäeva, kui oled siin? Minu jaoks muudab Indiast eemal olemine iseseisvuspäeva natuke teistsuguseks, kui ma seda Indias elades kogeksin. Kui sa oled Indias, on pidustused igal pool. Kui oled välismaal, pead ise teadlikult looma selle õhkkonna. Seega, mulle meeldib tavaliselt hommikul osaleda India saatkonna iseseisvuspäeva lipuheiskamise tseremoonial ja kohtuda teiste Iisraelis elavate indialastega. Ja selles, et oled pärit nii suurest riigist nagu India, on midagi väga erilist. Sa kohtud inimestega erinevatest India piirkondadest, kes elavad juhtumisi samas riigis Iisraelis. Nii näed sa järsku, kui mitmekesine see riik on. Samuti saad suhelda paljude inimestega, kes on Indiast Iisraeli kolinud, eriti India päritolu juudi kogukonnaga, kellel olid Indias elades väga head kogemused. Ja kuigi nad võisid Iisraeli kolida aastakümneid tagasi, on nad siiski säilitanud selle India toidu, keele, perekonnatraditsioonid ja armastuse iseseisvuspäeva tähistamise vastu. Tundub, et laupäeval on palju põhjust tähistada. 80 aastat iseseisvust. Ratandeb, aitäh, et olid meiega I24 Newsis ja jagasid oma mõtteid. Aitäh!